Tere Jätsu, tere rahvas! Tervist! Me jälle metsas. Ja mis teeme täna? No mis me ikka teeme? No, Grillime! kui Priit räägib pidevalt mingit sellist juttu, et me oleme metsas ja meil ei ole mingeid vahendeid, siis minu suureks imestuseks tõi ta tagataskust täna hommikul välja tulised kanatiivad. Ja ütles, et mees, tee sellest midagi. Näita, et sa suudad metsas teha tiiba. No, vähe sellest. Ma andsin sulle ühe gewürztramineri ka veel. Ja just, ja loomulikult oli Nautimuse vein. teises tagataskus oli vana hea sakslane. Ja eks mina üritangi siis Valkenbergi oma. Valkenbergi ja tulist kanatiiba kokku viia. Ja minule siis sai täna kaasa vasse kuusse sea sisefilee barbecue marinaadis ja see tegelikult perekonnas selleks, et meil on ka veel veise sisefilee barbecue marinaadis olemas. Aha. Ja minul siis veiniks Bricotondo Piemonte Barbera 2008 aasta. Ja need väga hästi sobivad siis Võro tuliste kanatiibadega ja vasse kuusse sea sisefileega barbecue marinaadis. Okei, aga nüüd Mis veel nüüd? Räägiks, mida me teeme ka täna. Mina teen seda liha, siis mul on siin grillin natukene kartuleid, teen niisuguse rohelise salati ja grillin ka seent. Seen. Portobello seen, meresooliga kokku, meresoola, grillin ära ja siis igasugust rohelist manti mul siin pedi, noored lehed, värsket tilli, murulauku, peterselli, idusi. Ja mis sul siin? Ma näen siin mozzarella juustu, kappareid, oliive ja mis see valge on? Küüslauk. Küüslauk. Jaa. Marineeritud. Just. Ma mõtlesin niimoodi, et kui meil on kanatiivad on tulised, et vein on selline mõnus mahe magusakas, et sinna kõrvale teeks lavashi grillituna ja sinna peale paprika, mis on täidetud siis selliste vahemereliste maitsetega. Ehk et siin ongi marineeritud paprik või marineeritud küüslauku, oliive ja kappareid. Ja siin on mul värsket basiilikut tükeldatud. Okay. Ja selle ma segan kõik kokku. Siia natukene maitseks juurde jälle seda vana head ürdiõli. Ehk et kus on siis 2 osa õli ja 1 osa äädikat, veiniäädikat siis ja peterselli, küüslauku ja basiilikut. Seda paneme maitseks, soola ja loomulikult ka musta pipart. Aga vaata nüüd seda, kui need panna nüüd barbecue ahju, siis sellest saaks ka ju väga raju asi. Jaa, näita inimestele. Selline toode sees. Ja et siis võib-olla 2 sõnaga nüüd barbecue, et mis on barbecue ja grilli erinevus. Grillimine kõrgel temperatuuril, suhteliselt lühiajaline, barbecue madalal temperatuuril, niiskese suitsu sees keskkonnas, temperatuur suurt üle 90 kraadi ei tõuse. Nõnda, aga tulles siia grilli juurde tagasi, siis ma lõikasin ühe paprika pooleks ja nüüd ma olen ta siin grilli peal niimoodi manusalt pruuniks lasknud ja mozzarellaga täidan selle paprikapooliku ära. Ja küpsetan täpselt nii palju veel, et see mozzarella hakkab natukene sulama. Ja siis läheb juba sinna peale see sama segu, mida ma tegin. Aga mis sina teed? Ma siin lõikasin portobello viiludeks ja määrin õli ja meresoolaga kokku ja siis panen ka grillin ära. Ja siis nagu ma ennest ütlesin, sellest rohelisest asjast teen salati ja kartulit grillin ka ära. Ja siis selle liha lõikame tsak lahti, saab kui hea. Nüüd lähevad peale kanatiivad. Muidugi võib neid tiibasid ka ahjus küpsetada. Jaa, väga hästi. Just. Ja siis ei pea isegi ilmselt ka äkki, vaata kui alguses teeks ahjus ja pärast paneks fritüürist veel läbi. Nii. Niisuguse mõnudest täis krõbedaks. Ja see, kes on väga laisk, see saab veel teha niimoodi, et keedab ära. Ei, lihtsalt selle pakiga koos teeb siia paar auku ja paneb ahju. Eks ole, parga mintsi on valmis. Aga grilli peal võtame selline 5-7 mintsi ühelt poolt, teiselt poolt. Jah, kusjuures tegelikult siin paki peal on ka piktogrammidena kirjas kõik see õpetus, kui kaua kus tuleks olla. Piktogrammidena on kirjas. Ka barbecue ahjus saab neid teha. Super! Ja on see meresoolaga grillitud portobello seen.
siis siia vahele panen niisuguse rohelise salati ja siis oma suurepärase vassekuusse barbecue marinaadis perekonnast pärit sea sisefilee ja kogu see kupatus kokku suurepärase nautimuse veiniga. No kuni Priit räägib oma ilusaid väljendeid, siis mina röstisin, õigemini grillisin siin lavašid, siis paprika mozzarella täisega ja siis siia kõrvale suurepärased teravad kanatiivad. Aga tead, mis mul veel pähe tuli või? No mis sul pähe tuli? Et saada veel mingit lisalõhna, siis visata sinna näiteks rosmariini või midagi, mis annab seda niisugust lõhna juurde sütele. Täiesti nõus, mitte ainult rosmariini. Sõbrad, varuge rosmariini, varuge küüslauku, varuge... Kirsioksi või kirsisaepuru. Just nimelt. Nõnda, mina olen oma kanatiibadega jõudnud juba sinnamaale, et on ainult jäänud veel natukene ruukolat siia peale panna. See pisikene sinepine ruukola sobib nii ideaalselt. Ma mõtlen sellise tulise kanatiivaga. Ja loomulikult siis oliivi, küüslaugu ja kappari segu siia täpiks i peale. Sedaviisi, ma olen valmis, kus sul on? Mul on ka valmis ja nüüd, et sinu kanatiibadele siis nautimuse Valkenbergi Gewürztraminerit, on ju? Just, ma usun, et lõpuks maitseelamus jääb ellu. Aga... Minu nautimise vein oli natuke keerulisema nimega, aga maitses oli seal kaneeli, mis minu vassekuusse sea sisefilee barbecue marinaadis asjaga nii imetaavalt kokku sobib. Olgu teil veini, olgu teil kana, olgu teil head liha ja mis on muud kui Lihideni!